või tänase Lähte Premium 7 rattamaratoni eesmärk on kindlasti pakkuda sportlikku laupäeva osalejatele ja meeldivat kaasaelamist pealtvaatajatele, aga muuhulgas on tegelikult tänane üritus ka üks suur heategevusüritus, et kõik selle rattamaratoni tulud annetatakse Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondile. Are you with me? Are you with me? Me veel täna anname üle juba niikuinii tšeki 1500 eurole samamoodi Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondile, mis läheb siis nende selleaastase põhiprojekti Katkised hinged tarvis. Lähte Premium 7 rattamaraton on üks 6 selle hooaja Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja uuest etapist. Tartu vallas toimunud sõidul osales koos nädal varem toimunud Actual Print matkasõiduga üle 1000 ratturi. Neist 531 põhisõidul, 258 Shimano poolmaratonil ja lisaks veel 142 väikest sõitjat Herkules lastesõitudes. Võidusõit esikohal algas aktiivselt. Juba 4. kilomeetril sisuliselt võistluskeskuses olnud vahefiniši võitis Peeter Pruus. Ta oli väikese vahe saanud sisse Kaspar Austa ja Josten Vaidemi duo ees. Neile järgnesid Silver Schultz ja Peeter Tarvis. 11. kilomeetriks oli ees 5-meheline grupp. Peeter Pruus, Peeter Tarvis, Kaspar Austa, Silver Schultz ja Josten Vaidem. Ent jälitajad olid vaid 10 sekundi kaugusel. Eesotsas Eesti meistri sinimust-valges sõitva Valges Maasikmetsaga. 23. kilomeetriks oli aga selge vahe teistega sisse teinud Eestis Raplamaa Como Fixus Sportklubi ees sõitev Peeter Pruus. Kui tema mäe otsa jõudis, siis jälitajad alles hakkasid tõusu võtma. Jälitajaid oli 4. Schultz, Austa, Tarvis ja Vaidem. Kaotus aga juba 25 sekundit. Neist omakorda oli 10 sekundiga maas 5-meheline grupp. Raja 3. teeninduspunkti juures sõitis Pruus ikka üksi ees, ent tagapool oli üht-teist juhtunud. 30-sekundilise kaotusega tuli üksi Silver Schultz. Veel 40 sekundit hiljem aga juba 7-meheline grupp, mida vedas vanameister Raido Kodanipork. Tarvise, Austa, Maasikmetsa, Taavi Selderi, Raido Saare ja Ivo Suure ees. Europargi mäefiniši jaoks 47. kilomeetril oli valitud üks eriti terava tõusuga mägi, Linnamägi. Koht, kus legendi järgi asus Kalevipoja säng. Sõidu liider Peeter Pruus pidi rattaseljast hüppama juba suhteliselt varakult. Kett tuli maha. Vahe jälitajatega oli veninud aga veelgi. Europargi mägede liidri arvestuse juht Pruus saab kindlasti valge punatäpilise särgi selga jätta ka järgmisel etapil. Kulus 10 sekundit üle 2 minuti, kui päral oli Schultzi kinni püüdnud suurem grupp. Head mägironimisvõimekust näitas sarja üldliitri kollast kandev Austa, kes mitteametlikel andmetel ongi üks 2 meest, kes selle tõusu algusest lõpuni suutis sõita. Kui veel 14 kilomeetrit oli lõpuni, siis kohad teisest edasi olid veel kõik lahtised. Tagasi Lähtel kukkes üksinduses finišeeris Pruus. Kindel ja veenev võit. Ebaõngi sai murtud. 2 eelmisel etapil pidi ta katkise rehvi tõttu katkestama. Nüüd aga oli lõpuks päral esimesena ja saagiks maksimumpunktid üldarvestusse. Oligi juba eile trennis sisestan endale, et nagu lõpuks peaks jama ära lõppema, et panin teised kummid ka alla ja et kaua võib, et ja vihaga peale tunne oli hea ja värskust oli, et algusest peale kohe oli tunne mõnus, et sai panna ja niimoodi lõpuni välja. Plaan oli lihtsalt tiimiga võit võtta, et teisel Peetril Tarvisel muidugi oleks vaja seda vahefiniši punkte, aga kuna ma sain kohe eest ära, siis läksin ise selle peale ja pärast vahefinišit ootsin muidugi järgi, sest vaatasin, et 2 meie meest oli veel taga. Ja siis me niimoodi 5 sõitsime, aga ega teised väga tööd ei teinud. Ja siis mingi 20 kilomeetri peale hakkasime üksteise alla nagu literdama ja siis mingi 25. kill sain üksi minema ja siis ma läksin. Üksi oli ikka raske küll seal tuultega, aga
kuidagi kestsin ära ikka. Teiseks võitles end A ja T sporttiimi esindav Kaspar Austa, kes jätkab ka sarja liidrina. Tema järel lõpetas Premium 7 aktiivseima ratturi valges särgis Peeter Tarvis. Sõidu käigus rühkis kogu aeg tasapisi ettepoole Hans-Krohe kiirenduskilomeetri liider Raida Kodanipork, kes lõpuks jõudis välja 4. kohale. 5. Ivo Suur ja 6. Taavi Selder. Naistest võitis Liisa Eerberg Sparta Pro Shop naiskonnast ja Nelle Uibokandi ja Grete Steinburgi ees. No mul oli väga raske, et väga kiire ja palju mägesid, et raske oli. Hästi läks. Ilma kukkumisteta lõpuni. Kuiv, kiire kruusaralli. Aga rada oli huvitav. Et päris huvitavad singlid olid sees, mis tegi asja huvitavaks. Ma arvan, et siiamaani üks raskemaid. Et päris palju mägesid ja tõuse oli ja vähe sirgeid ja tehniline ja hea kiire rada. Rada oli kiire, aga mees oli hästi nõrk. Et oleks kannatanud vajutada küll, et kruus oli palju ja kiire rada tegelikult. Suurepärane rada. Ketsiga annab sõita küll. Mets. Sellist tõust pole varem näinud. Kiidan heaks terve raja. Selles mõttes, et äge ürituse, et esimest korda ja väga rahul olen. Jõud. Et väga palju pehmet rada, kus oli jõudu vaja, et kiirusel poolt täna väga palju trumpi. Ilm oli hea ja pigem liiga palav idegi. See suvi pole harju nii kui maailmaga. Ilus ilm, hää seltskond, põnev tegevus, mis veel? Lõpetasin, eesmärk oli lõpetada esimest korda. Keeruline, et seal metsavahelised lõigud olid väga süksed, tuli seal kurvitada ja kõik, et väga keeruline. Lõpuosa oli juba lihtsam, siis oli puhas kruus ja muidugi viimane osa siin suusaradade peal oli jälle ennast proovile panev koht, et kas jõuad või jõua. Ei, üldiselt oli täiesti okei, et kahjuks kokkusin 20 kilti enne lõppu ja panin õlaga vastu kändu, et siis natukene läks motivatsioon natuke maha, aga sellest toimub ära ja et ega sinna tegelikult palju aega ka kaotsi ei läinud, et siuke see maastiku sõit on, et kui sõita ei oska, siis vahel ikka kukud. Ilma treenita 61 kilomeetrit metsas on päris keerukas, et kuu aega liiga palju tööd ja liiga palju tugitoolis vabal ajal, nii et ega ütleme nii, et tuleb trenni teha. Siis on mõnusam kindlasti. Aga ilm on super, rada oli hea ja ei tapa nii-öelda rada, vaid tapab tempo tegelikult, nii et oleks pidanud mõõdukama tempo valima ja oleks veel parem olnud. Emotsioon on positiivne, ilus ilm ja mõnus sõit.
järgmine aeg siin praegu. Nii, kodu paistab juba. Kauku kallastada. Tule kallim lähme Emajõele sõudma, paadipõhk ja veel sul pehme asemel. Ja kui paadivanad tuleb tasu nõudma, siis me kahekesi jalga laseme. Äge pidu, hea pidu. Kattavõistlus oli pidu. Täielik pidu. Lõpus on hea tulla rahulik. Su kodupaik sinu unelmaks on tõe. Nii on Balil ja Hawaii, nii on Rios ja Shanghais. Kaugused sind kutsuvad nende kutsele sa järgned. Ning vaid merele ja truuks sa eluaeg. Ning vaid merele ja truuks sa tules oli ramm ja reisusihiks oli meile Selline oli meeleolukas lähte Premium-7 rattamaraton. Hawaii Express Estonia Cup rattamaratonide sarja järgmine etapp toimub 2 nädala pärast, 8. augustil, kui Ida-Virumaal sõidetakse Põlevakivi rattamaraton. Kohtumiseni! Kohten vana merikaru juuadas, kui tikka ei poki olla magama, kui väljas oli vikka.